Kuues käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Kuues käik on nagu ikka rallijärgse saatega eetris. Türgi ralli MM-sarja 11. etapp on siis värskelt sõidetud ja nagu ikka Raul Õessaar ja Karl Kruda neid asju kokku võtmas on. Mina siin Delfi TV suhteliselt jaedas stuudios, Karl seal soojas Türgis. Tere, Karl! Tere, Raul! Soe on siin kindlasti viimane, kui ma nüüd mäest alla tulin ja nägin, siis oli temperatuur äkki 36 kraadi ja õhk on ikkagi kivid salvestavad seda nii palju, et temperatuur on ikkagi päris mõnus. Aga väga ei kurda, soe on alati hea küll, aga seal autos sees on kindlasti palju kuumem ja kõik sõitjad, kui nad õnnetused tehtud saavad, siis selle suutsu sinna vettega teevad, et natukenegi keha maha jaotada. No sellele vastukaaluks ma võin öelda, et mina täna esimest korda, ütleme siis selle poolaasta jooksul võtsin hommikul kapist talvejope ja tulin sellega tööle, sest tõesti, kui ma ärkasin, siis oli vist 8 kraadi näitas telefon, et on väljas, nii et mina sellise pigem külmavaresliku inimesena ka ei kannatanud siin tavalise jakiga või pusaga tulla, et mõtlesin, et panen selle talvejope siis juba võib-olla eest lahti, kui vaja, aga jah, külm väljas on siin, Türgis on väga soe. No räägi, mis sa täna nägid, kus sa täna käisid, mida kogesid? Mina käisin vaatamas seda Power Stage'i ja nägin ka siis poodiumit lõpuks ja vaatasin just seal veetakistuse juures, et sõitud valisid erinevat trajektoori, kes läks vasakult, kes keskelt ja kes proovis paremat küll. Eks olukord oli mitmeid ja Sebastian Ogieril oli selline huvitav olukord, aga ikkagi, millele ma pean tõdema, et kui vaatada netist ja vaatad splitte ja võtad, et okei, et saad aru, miks keegi on võib-olla aeglasem või näed mingit sõitu sealt, siis kui väljast ikkagi vaatad, siis nagu suurt vahet sõitjatel ei ole, et koha peal nagu nii hästi ikka aru ei saa, et kus see vahe nagu tuleb ja kõik sõidavad ikka tegelikult hästi. Aga eks ikka pärast seda nädalavahetust pean tõdema, et väike kurvastus ikkagi on kuskil südames, et täitsa nädal lõpuks läheb täitsa kadedaks kätte ära, tahaks isegi sõita ja heli on ikkagi võimas ja see kütuse või see bensiini lõhk, mis nendel autodel on, see on ikkagi nii uskumatult hea. Et see on lihtsalt natukene naljakas, aga nii ta on kahjuks. Et sellegi poolest väga mõnus nädalavahetus oli, sai matkat ja sai rallit jälgitud ja tegelikult ka lõpuks siis sai seda tehtud ka hoo pealt, et mina siis üldiselt teen, kui ma riikides käin rallit vaatamas, siis ma otsin kohaliku SIM-kaardi ja mul on ikka väike ruuter olemas, mis tekitab mulle tihkiti, et siis ma saan ka hoo pealt seda on-live'i jälgida ja tulemusi vaadata ja splitte vaadata, et selline tuli hingeline otsast lõpuni. No vot, nii et siit väikseid selliseid nippe ja nõuandeid ka Eesti rallifännidele, kes välismaal käivad ja võib-olla sellise asja peale pole varem tulnud, aga meie siit läheme siis oma traditsioonilise selline ralli lõpu kokkuvõtte juurde, 3 võitjat ja 3 kaotajat oleme välja valinud ja lähemegi siis kohe võitjate juurde, mis me siin ikka aega raiskame. Võitja number 1 muidugi Sebastian Ogier, ralli võit MM-sarjas tagasi tiitliheitluses, võib vist nii öelda? Täiesti kindlasti, aga eks Sebastian, kui me nägime Saksamaal korra seda kurba nägu, kus ta sai aru, et võib-olla see tiitel hakkab nüüd ära libisema, siis seekord oli ikkagi väga selgelt meelestatud, et siin WRC plussi Rebecca Williams ja Julian tegid ka nalja, et ta hakkas meediainimestel juba kolmapäevast rääkima, aga isegi arvatavasti selle peale, kui ta lennukiga maandus ja passikontroll oli, et ta ütles ka passikontrollis, et ei, siin on midagi muud, ma tulin siia võitma ja maksimumi võtma, sest mul on ikka tiitlit vaja. Ja tegelikult see tulemus, mida tegi Ogier ja Julian Grasha, see nädalavahetus oli ikka suurepärane tulemus ja eks selle peale tegelikult midagi muud ei olegi öelda, super tiimistus mõlemalt Citroeni sõitjalt tegelikult ja teise kategooriasse meil võitjatest langebki ju Citroen, kes siis on tulnud välja sellest nii-öelda halvast striigist või nii-öelda järjestikust rallist. Eelmine Saksamaa oli meil üsna kehva, aastate peal nad sõitma enda autot väga ei saanud ja tegelikult ju mõlemad sõitjad selles meeskonnas ja arvestades meil ongi ainult 2 sõitjat, kelleks on Sebastian Ogier ja Isabek Lappi koos Janne Fermiga. Et ütleme, et super tulemus täiesti Pierre Boudaarile, kes on siis meeskonna boss ja
Citroenil. Jah, nagu me siin eelmistes saadetes juba natuke oleme rääkinud, siis Citroenile 2 järjestikust rallit totaalselt erinevad, Saksamaal siis täielik läbikukkumine ja Türgis 10. see põhimõtteliselt, täiesti ideaalsest nädalavahetusest ilmselt oleks puudu jäänud see, et Ogier oleks ka punktikatse võitnud, aga see 3 lisapunkti, mis sealt tuli, on siiski väärt saak ja vähendas siis MM-sarja üldarvestuses tema kaotusseisu Tänakuga võrreldes 17 punktile, ehk siis taas on olukord selline, kus on Tänaku ja Ogier vahe on siis vähem kui ühe ralli selline võimalik punktisaak on, et kõik on täiesti lahtine ja siit enne seda oli ju 4. Jah, enne seda oli 40, eks ju. Enne seda oli 40, seda ma tahtsin vahele, lihtsalt põrgatada, sorry. Et tõesti 23 punkti siis ühe ralliga ropsuga võttis Tänakult tagasi ja on siis väga selgelt tagasi selles kõige suuremas mängus. 3 rallit on veel jäänud, 90 punkti laual, nii et tegelikult siin ka Thierry Neuville ei saa päris välja arvata, kes siis 3. kohal on Ogier'st veel 13 punkti tagapool, et siin kõike võib veel juhtuda, aga 3. võitja, võib-olla selline natukene üllatuslik valik, aga natuke peab siin intriigi ka tekitama Hyundai. Et kuigi Andres Mikkelsen alles 3. koht ja Thierry Neuville meeskonna liider alles 8, Tanis Ordo 5, justkui midagi erilist, aga oluline on see, et meeskondlikus arvestuses, kui Saksamaa ralliga Toyota tuli neil ikka päris jõudsalt lähemale, vähendas selle vahe vaid 8 punktile, siis nüüd on see hingamisruum Hyundai'l natuke taas suurem, 19 punkti seal vahet meeskondlikus arvestuses, on see 19 punkti päris korralik vahe seal, on ikka päris korralikke täistabamusi Toyotal seal vaja, et seda vahet tagasi teha, nii et Hyundai võistkondlikus arvestuses kindlasti võib selle ralliga mingis mõttes rahule jääda. Kindlasti ja tegelikult võib ka oma sõiduga kindlasti rahule jääda Andres Mikkelsen, kes on see aasta juba poodiumile tulnud või tuli see aasta nüüd poodiumile 4. korda ja arvestades, et tal on meil 2 etappi sellest hooajast vahele jäänud, kus teda on siis asendatud Sebastian Loebiga siis selle peale, et ta nüüd tõusis ka ise 4. kohale teiste ees, näitab ikkagi seda, et sellel mehel on ikkagi kätte, on võimalust ja väga huvitav üldse, kui tema sõidustiili vaatad, et siis esimestel päevadel võib-olla ta nii hästi nad käima ei saa või kuidagi nii-öelda natukene on rabe ja siis viimastel päevadel ta ikkagi on väga tugevad esitused esitanud, kus ta siin Sardiinias siis võttis veel Elvin Evansi viimasel päeval ära ja täna, kui me eile arutasime, et võib-olla läheb siin võidusõiduks Sunnini ja Mikkelseni vahel, siis tänaseks oli üsna ilmselge, et Mikkelsen ei anna oma kohta käest ära ja päeva lõpuks ju tegelikult suurendas vahet Teemu Sunniniga üle 30 sekundi. Just, nii et Hyundai tõesti meie 3. võitja siis oli, mis seal ikka, läheme kaotajate juurde edasi, kaotaja number 1, mille me siit võtame Ott Tänaku siis kõigepealt, tema kindlasti tohutu pettumus eilne päev just oli, täna küll suutis sellest raskest olukorrast täieliku maksimumi võtta, väga kavala strateegiaga, ei võtnud ühtegi varurehvi kaasa, küsiti talt ka, miks või kas see on suur nii-öelda selline risk, siis Tänak vastas ka, et tegelikult ju ei ole, sellepärast et risk tähendaks seda, et ta peaks millegagi riskima, aga antud juhul tal ei olnud mitte midagi kaotada, ainult võita ja seetõttu tegi suurepärase valiku ja punktikatsel väga, väga hea sõidu, nii et 5 punkti siit ikkagi sealt kurvalt rallilt tuleb. Täiesti nii ja tegelikult võib-olla Ott oligi kõige õigem valik siia võitjate ja kaotajate vahele, olgugi, et eilne päev oli meie kõigi jaoks väga kurb päev ja selline tehniline mure, mis juhtus Toyota autol, oli ikkagi üsna nukker, aga see, et ta täna võttis 33. korda järjest rallil katsevõidu ja pikendas oma seeriat siis katsevõitudega ja tegi maksimaalse tulemuse nii Power Stage'il ja tegelikult, mis oli minu jaoks uskumatu, oli see, et hommikul esimesel katsel, mis oli ka siis Power Stage'i nii-öelda proovirall, siis selle katse ta ka juba võitis ja tegelikult väga ilus oli seda vaadata.
olgugi, et nad mõlemad väga pingutasid, aga just see taktika võib-olla, millest sa just rääkisid, oli see, et ta läkski 4 refiga, üldjuhul sa võid nagu ühe refi ikka kaasa võtta, 2 on maksimum, mis sa võid kaasa võtta, aga see paljust oleneb ka sellest, et kuidas sul on auto homologeeritud siis FIA paberitele. Mingid autod on homologeeritud siis niimoodi, et ei võetagi ühtegi, et homologeeritakse auto ilma tagavararattaga või seal on põhimõtteliselt nagu pitsalõikus või midagi, siis sellisel juhul Toyota vist ei ole homologeeritud tagavararattaga, et seda miinimumkaalu saada ja see andis talle selle võimaluse, et sellist trikki teha, aga eks see oli natukene riskantne koht ka või miks talt küsitud, miks sa niimoodi kämbeldad või mängid selle peale. Ja selles mõttes ta vastas õigesti, et ega tal ei ole, tal on ainult võita, tal see midagi kaotada ei ole. Teise ja kolmanda katsega täna sõitis väga rahulikult, kontrollis legendi kas tulevasteks aastateks või lihtsalt sõitis rahulikult läbi ja hoidis enda meedium rehke ja selline huvitav valik tema poolt sai tehtud koos Martin Järvega, kus nad läksid tõesti ainult 4 refiga Türgis rajale, kus on tegelikult hooaja või Türgit nimetatakse hooaja kõige karmimaks etapis. Jah, ja see hea strateegia või hea valik tõi siis talle 2 katsevõitu ka tänasest ja nende katsevõitudega, seda Delfi otseblogi tehes, reaalselt reedest alates, reede hommikust alates iga katse ajal mitmed inimesed kirjutasid seda, et kuidas et nii kahju, et see Tänaku katsevõitude seeria lõppeb ja oi, kas nüüd tõesti lõppeb see ja nüüd on küll väga paha seis, kui ta nüüd katkestab ka ja ta on nii aeglane, et oi, peaasi, et ta selle katsevõidu siit ikkagi 1 katsevõidu ära saaks, et mul tundus, et Eesti rallisõprade jaoks tundus see 1 katsevõit nagu veel olulisem kui see, et ta kuskil, ma ei tea, punktikatsel punkte võtaks või üldse ralli võidaks, et peaasi, et see 1 katsevõit ära tuleb, on ju. Ikka tahad, et see nii-öelda seeria jätkuks, aga eks kõikidel on oma sellised nii-öelda kaaselamise vormid ja tegelikult see on väga uhke ka, et sul on 33 rallit järjest, oled näidanud ikkagi tippklassi, meistriklassi ja Ott kindlasti kuulub sinna tippude tippu. Jah, et märgime ära ka, tegu on siis läbi aegade 3. sellise seeriaga, esimesel kohal vist Sebastian Ogier 53, teine Sebastian Loeb 37 ja 3. ongi nüüd Ott Tänak siis 33 järjestikuse ralliga, kus on vähemalt 1 katse võidetud, nii et selline huvitav arvestus siis, mida siin eestlased ilmselt armastavad pidada. Ott Tänaku jaoks, mis on nüüd siin kõige olulisem või kõige ohtlikum konkurent aasta lõpus, kas Ogier, Neuville või hoopis Toyota? Küsi palun uuesti, mul kuidagi häkki. Et kes on Ott Tänaku jaoks siin aasta lõpus kõige ohtlikum konkurent nüüd, kas Ogier, Neuville või hoopis Toyota? See on tihti hea küsimus. Ma arvan, et kõik on väga suured konkurendid. Enne kõik on kindlasti selleks 6-kordne maailmameister Sebastian Ogier, kes võtma 7. tiitlit ja kui ta suudaks selle 7. järjestikuse tiitli veel võtta 3 erineva autoga, siis see on ajalugu omaette. Selle peale ma usun, et Ottil on mitte midagi selle vastu öelda ja nagu ta eile vist siin korra mainis, et enam mingit kontrollimist, et Inglismaal tuleb jälle minna võitma ja kiiresti sõitma, et selle peale andis ka märku, et sellele rallile tuli natukene juba kontrollima oma liidri kohta, et kindlasti punkte võtta, aga kahjuks lihtsalt siis oligi see kolmas ohtlik nii-öelda ohtlik meeskond, asi tema jaoks Toyota ise või siis Sushi Box, mis takistab tal seda praegu tegemast, aga usun, et meestel on nähvid tõesti läbi ja võiks olla natukene mugavam elu, aga selle peale, mis see aasta lõpp toob, ei tea, arvatavasti siis ikkagi sinna Austraaliasse see kogu event läheb ja eelmine aasta ju eelviimasel katsel selgus maailmameister ära, kui viimasel midagi ei juhtuks. Selle peale, mis seal juhtub, siis ma usun, et see läheb ka see aasta Austraaliale välja ja ma lihtsalt selle lause lõppu tahaksin öelda, et Sushi Box on Matu väljend. Järveoja siis väljend, et ta eile oli öelnud seda, et Sushi Box ei lähe käima. Jah, seda kuulsin ise ka, et ega Toyota inimestel ilmselt see rõõmu ei paku, et mehed ise niimoodi asja nimetavad, aga tõesti, eks see frustratsioon ole ka arusaadav, kui niimoodi täiesti tühja koha pealt asi üles ütleb,
aga noh, aga lähemegi see on nii siis, armas. jah, mõnes mõttes küll, on ju. Aga noh, läheme teise kaotaja juurde, ei tasugi väga kaugemal seda juttu ajada, Toyota meeskond, see teine kaotaja ongi selgelt, noh, kui Hyundai oli võitja, siis Toyota oli kaotaja, ükski auto võidu peale võidelda ei suutnud, lõpuks Latval 6, Miigile 7. koht ja ikkagi noh, ütleme, võiduheitlusest jäädi päris kaugele. Alguses nagu lubas kuidagi rohkem, et tundus, et nad on saanud oma asjad paremini jooksma ja paremini liikuma siin ralli keskele. On ilmselge juba, et see asi nii lihtne ei ole selle auto jaoks ja selle meeskonna jaoks ja nad on kindlasti arenenud võrgus eelmine aasta, aga noh, selles mõttes ta ei ole täiesti halb ka, sellepärast, et see, kuidas Ott võitis viimase katse ikkagi ja tegelikult tänase hommikuse esimene, see oli ikkagi päris ülekaalukas ja võimas, et sellel autol kiirust on siin, aga just see kompromissi koht, et kui kiiresti sõita saada, et see ära ei laguneks, et ma arvan, et seal on see küsimus, millega nad töötama peavad. Ja tegelikult siin nagu siis WRC All-Night ütles ka, et siin on tulemas veel mitu rasket kruusapäeva soojades tingimustes, et loodetavasti meil kõik seal vastu asjad peavad ja nad saavad ennast liikuma, et oleks see hooaja lõpp ikkagi pingeline ja pingeline just meile ei tasuks. Tänak mainis ühel hetkel, et kõva rehviga see auto ei tööta hästi, et mida see tähendada võiks, mida sina ütleme välja lugesid sellest repliigist? No ma arvan, et kõva rehviga seda, et selle kõva rehvi segu on niisugune, mis ei hakka kohe tööle või tal ei ole nii palju pidamist, nii-öelda nagu külglibisemisest pidamist. Noh, jällegi ma ei tea, ma ei ole selle Toyotaga sõitnud, et seal siis võiks olla kaks varianti, et kas tal ei ole lateral grippi, mis on siis külglibisemine või tal ei ole braking and accelerating grippi, mis nende kahe vahel, et kummas asjad siis nagu reaalne viga on, seda ma ei tea ja sellele pehmel rehvil on üldjuhul seda mõlemat kompotti natukene rohkem, et võib-olla see auto lihtsalt saab sellest autokere ja kõik see auto võtab seda informatsiooni paremini teedelt vastu kui just selle kõva rehviga. Et meil on vaja see kõva rehvis pidada saada, aga mis seal see täpne küsimus on või täpne vastus sellele ma kahjuks vastata ei oska. Just, ja kolmas kaotaja, Thierry Neuville, temal siis ka see üks väljasõit, mis laupäeva hommikul juhtus, võttis ta sealt võiduheitlusest maha, oleks muidu võinud näha ju me tõesti päris huvitavat võitlust täna Lappi, Neuville ja Ogier vahel, kõik kolm seal oleks sisulist koos olnud, aga tõesti Neuville'il siis see eksimus maksis päris palju ja maksis koguni nii palju, et ega ta oluliselt rohkem punkte kui Tänak ei saanud sealt rallilt, ainult 2 punkti vist rohkem, nii et tõesti kurb ralli temagi jaoks. Täiesti tegelikult arusaadav, selles mõttes meie Oti ja Mati suhtes on tegelikult see natukene positiivne, et Terri selline asjakas juhtus on nagu Terri on selle peale 30 punkti meestest veel maas ja nendega natukene turvalisem vahe, et nüüd kui Terri tuleb järgmisel etapil Inglismaale, siis arvatavasti tema, kui ta maandub, siis ta ütleb tollis passi kontrollis, et mul ei ole siin midagi, ma pean siit võtma kõiki maksimumi. Et nüüdseks need viimaste etappidel me näeme seda, et 3 meest tulevad kõik täpselt ühe sama suhtumisega, et siin ei ole midagi. Samas ei tohi ka katkestada, sellepärast et üks katkestamine annab ikkagi kõva põntsu. Terril ei ole siin üldse enam ruumi viga teha. Otil on võib-olla kõige rohkem ruumi väikest viga teha, aga kui ta maailmeistriks tulla tahab, et siis hetkel on kõik pead ära kasutatud ja tuleb tulla lõpuni ilma vigadeta. Aga sellegi poolest Terrist on mul kahju. Ta oleks see võistlusel lähemale, oleks see kindlasti pingelisem ja põnevam vaadata ja jälgida kõikidel üle maailma, mis sinna aasta lõpus juhtuma hakkab, aga kahjuks seekord selline väike aps ja tegelikult väga süütu tolmust tingitud siis välja sõit ja tegelikult see andis ka natukene teistsuguse pildi kohe sellele rallile ka, et ta kaotas sinna 4,5 minutit, aga teele tagasi saada, siis mõlemad Nicolas Dejoolid võtsid autost välja, mis jäi siis külje peale ja nad loksutasid selle auto tagasi ratastele, ütlesid sisse ja sõitsid edasi. Et see on ka üks ralli selline väga iseloomulik joon, mida on äge vaadata lihtsalt, et siin mehed võitlevad lõpuni välja, alustavad puhtade kombedega ja lõpuks need kombed lõpetavad keemilise õlide ja asjadega lihtsalt, et need uuesti
läikima saada, et see on äge, mida need sõitjad peavad läbi elama ja teistpidi see on omast kogemust, ma võin öelda, et see on päris karm ka, mida nad läbi elavad. Just, nii et sellised olid võitjad ja kaotajad. Tuletame meelde vahepeal Betsafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed endale Betsafe'is siis konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt KOF-iga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja nii siis saab seda kasutada koguni 4 kuud järjest, nii et kokku võimalik 100 eurot tasuta panustamisraha endale teenida. Läheme edasi kuulajate küsimuste rubriigi juurde, kui sul midagi veel üldist ralli kohta hingel ei ole. Ma korra vist ütleksin küll, et ma ütleksin selle ära, et ralli võitjad siis on võitjatest rääkides või üldse nagu rallist rääkides, siis tegelikult oligi see, et Ogier võitis, Esa-Pekka Lappi oli teine, Andres Mikkelson oli kolmas, siis kaotas minuti. Teemu Sunninen oli 4, kaotades minut 35, kes tegi tegelikult suurepärase sõidu M-spordi autoga, tulles siis oli väga hea kohal ja ei suutnud Mikkelson ära võtta ja poodiumit võtta, aga ma usun, et ta on sellega väga rahul. Tali Sordo oli see mees, kes tõi Hyundaile need teised 10 punkti Mikkelsoni järel, kes siis kogu see Hyundaile 15 punkti. Ratvala ja Miik siis täitsid 6. ja 7. koha ja Newville oli siis 8. ning Pontus Tiidemann 9. ja WRC 2 rääkides siis oli Gus Greensmith mees, kes jälle suutis viimasel katsel endale auto ära lõhkuda. Küll aga jõudis ta finišisse ja ta tuli üldise RC2 klassi või siis WRC2 Pro-klassi võitjana välja sellest tulest Türgis, sellepärast, et ka Talga Tanovitsi, kes on siis Poola sõitja, lõhkes või läks katki esimene pool telgling, ta pidi ralli lõpetama tagavedusena, aga Gus Greensmithi kohta lihtsalt öeldes, et viimasel katsel oli ta kuskil saba niimoodi ära kaotanud, et ta sõitis auto endal 30 senti lühemaks tagantotsast, et kui kellelgi on jõudu või tahab vaadata selline, milline see auto välja nägi, siis kindlasti see internetist üles leiab, aga kuulaja küsimused rohkem. Just, kuulaja küsimusi tuli siis, ma arvan, rekordiliselt ühe päeva kohta, siin vist 7-8 inimest lausa kirjutasid, mõned küsimused kattuvad ka, nii et päris nii palju meil aega ei lähe, aga vaatame, palju me siit jõuame läbi võtta. Marko küsib, tänab meid toreda ja operatiivse rallisaate eest ja esitab siis sellise hüpoteesi või küsib, et kas hüpotees, et viga, mis Oti Martini Türgi rallile siis saaduslikuks sai, oli Toyota tiimi sihiteadlik sisemine sabotaaž Tänaku väga suureks paisunud lepingu nõudmiste allatoomiseks, et kas see hüpotees on absoluutselt hullumeelne ja ebareaalne? No see on vist lühike vastus. See on väikse hull, aga eks tegelikult niipidi juba võid spekuleerima hakata, et see hüpotees võis olla mõlema pidin, et äkki Ott ja Martin ise saboteerisid endale autot, et saada nii-öelda paremaid läbirääkimistingimusi. Küll aga ikkagi ma usun, et keegi sellist asja ei taha. Punkte on vaja nii meeskonnal kui sõitjatel, et ma usun, et see oli lihtsalt selline lihtsalt loll viga kust otsast ja kui see aju läbi kärsib, siis tõesti, miks ta seda tegi, ei oska vastata, aga ma usun, et see on, never say never, ma usun, et see on natuke jabur. No selles suhtes jah, et see ju paisutaks just neid Tänaku palganõudmisi veel suuremaks, kui see auto ikkagi on ebastabiilne ja Markol on veel üks küsimus, et kas rallisõitja töötasu kui selline ongi olemas vaid WRC maailmas või saavad tasu ka madalamate liigade sõitjad, näiteks ERC-s? Kindlasti, aga eks see mingit liigub ka nagu äri peale või selle peale, et kui sul on sponsorrahasid rohkem ja kui sa suudad eelarvet kokku hoida, et siis sa suudad nagu endale midagi sinna jätta või siis on pigem selle peale, et WRC2 Pro näiteks ikkagi Škoda ikka kindlasti palkab endale sõitjad või siis võtab sõitma ka, kuidas see lõpuni välja käib, siis ma arvan, et WRC-s on ka ikkagi mingid tehased ja meeskonnad, kes tahavad seda nii-öelda nagu üldist tehase feimi ja mingi sõitja nad on ikkagi sunnitud endale palkama, kes tooks neile tulemusi, mitte ainult raha. Mihkel küsib, tänab ka meid sisuka saate eest, ütleb, et saab olulist infot ja professionaalseid kommentaare WRC kohta, erinevalt näiteks mittenutvatest meestest, kelle kommentaarid jäävad keskmise kõrtsilaua vestluse tasemele. No okei, selle väitega võib nõustuda või mitte nõustuda, aga Mihkli küsimus on siis see, et miks kaardilugeja asub piloodist oluliselt madalamal või istub piloodist oluliselt madalamalt, kas ainult piloodi nähtavuse huvides või mõnel muul põhjusel. No seda me oleme rääkinud, et see on see kaalu või nii-öelda raskuskeseme teema, et kaardilugejal pole vaja nii palju sealt aknast välja vaadata, eks ju, ja peaasi, et ta seal võimalikult madal oleks, et auto paremini juhitav oleks. Täpselt nii, Raul.
sa võid ise vaata see ekspert sinule. Et ma ütlen, ma olen ka midagi õppinud, on ju, siin nende saadete tegemise jooksul. Väga tubli, aga raskuskese on see põhjus, et Karliga istub mööda maad. Tema vist ikka välja vaatab vihikut ja loe kiiresti. Ja mitmed küsimused on siis tulnud selle rehvi valikute loogika kohta, et Mihkli küsimuse teine pool ongi, et seletage palun see natuke tavalinimesel lahti, et mida tähendab näiteks 3+2, 3 kõva ja 2 pehmet näiteks, või et kas seda, et alguses on eri diagonaalidel all erineva seguga rehvid ja miks kasutatakse näiteks 4+1 valikut, et kus sul on 4 ühte segu ja 1 teistsugune segu, et kui on 4 sama seguga rehvi all ja 1 purneb, siis mis põhjusel sa selle ühe vahetad teisest 3 erineva segu vastu? No näiteks tava nii-öelda võib-olla, selles mõttes meie küsimus oli püstitatud tavainimesele seletada, kui sa paned endale, sul on 4 suverehvi ja 4 talverehvi, näiteks naalad või siis nii-öelda M+S-id. Et kui sa lähed kuskile sõitma, kui on väljas on värts ja vahepeal on nii-öelda nagu kuiv, et siis kui sa paned diagonaalis endale M+S-id ja teisele poole paned slikid, et need sektsioonid, kus sul on kuivad, siis need slikid teevad paremini tööd, hoiavad paremini autot, et need kohad, kus sul on libedamad, et need M+S-id teevad sul paremini tööd. Miks võetakse vahepeal 3+2 või 4+1? No näiteks see, kui viimane katse on selline nii-öelda kas linnakatse vormis või siis näiteks päeva lõppudes vahepeal on meil mingi linnakatse, et siis kui sul on päis full hard'i pakett, aga sa plaanid neid mitte ära lõhkuda, et siis kui sa linnakatsele jõuad näiteks, siis sul on, oletame, et sul on linnakatse käib pidada päripäeva, siis sa paned selle vasakusse esimesse nurka peale pehme rehvi, et sa saaksid paremini keerata just paremaid kurve, et sul oleks rohkem grippi selle sisse keeramise peal, et see parem, või et see vasak esimene rehv hoiab seda autot paremini paigal. See on üks põhjus, mis tehakse 4+1 ja seda kasutatakse vahepeal ka nii-öelda siis viimastel katsetel, et sa panedki putika rehvi kuskile nii-öelda nurka, et lihtsalt anda 0,1 sekund või midagi sellele asjale juurde. See annab ka lihtsalt sellise märgi, et asjad käivad ikkagi viimasel piiril. Ja siin see ralli andis väga head ainuga sellest, kui see eile tegi Sebastian Ogier siis selle 3+2 valiku võttes kaasa mediumit, siis ta tegelikult ju ühe katse ikkagi võitis 17 sekundiga. Olgugi, et need kulusid nii palju pärast ära, et ta andis 7 sekundit tagasi, aga saldoks sai ikkagi tal siis 10 sekundit plussi. Just, ja Georgi küsimus on ka nende rehvidega seotud natuke teises nii-öelda võtmes, et mitu keskmise segu rehvi on sõitjatel kasutada nädalavahetuse peale, et kas teoreetiliselt võinuks Ott sõita terve ralli läbi keskmiste rehvidega, kui ta ütles, et kõva rehv ei toiminud, et seal üks asi on see, eks ju, et need keskmise seguga rehvid on pehmemad ja kuluvad palju kiiremini kui kõvad, et juba sellepärast ei oleks see nagu tark tegu ilmselt kogu aeg keskmistega sõita. Ei, üldjuhul on soojadel rallidel ja versus jahedatel rallidel valitakse või nomineerib siis rehvi tootja endal põhilise rehvi. Et sellel rallil siis põhiline rehv, kuna siin on nii kuum temperatuur oli, siis kõva rehv, et siis põhimõtteliselt sa võisid kasutada 28 kõva rehvi ja kui ma nüüd ei eksi, kas 14 või 16 pehmet rehvi. Nüüd kui minnakse Inglismaale, siis on see tagurpidi, et terve ralli ei oleks olnud nii või naa võimalik sõita ainult pehmetega siin, sest neid ei ole lihtsalt piisavalt, et sul alla panna. Ja kui oleks vihmatundeks, siis sa oleks pidanud just kombineerima neid kõvade rehvidega ja kuna siin on pikki katsed, et siis üldjuhul need kõvad oleks ikkagi mingi hetke pealt tööle hakanud ja siin ei lange temperatuurid nagu nii madalaks, et see kõva ei peaks üldse toimima. Küll aga siis Inglismaal on just nagu vastupidi, et kui seal ilm on väga-väga kuiv, siis need kõvad rehvid tulevad sul nii-öelda gaasvormina siis kaasa, mida sa võid kasutada siis nii-öelda enda kämbeldamiseks. Vot nii, Arno küsib, kas WRC autodel on esiklaas ja usteklaasid erinevad? Lihtsalt olen märganud, et ustel vahel klaas vibreerib, samas esiklaas ei tohiks nii palju väriseda. Jaa, esiklaas on ikkagi kas originaalklaas või siis originaalklaas soojendusega ja ukseklaasid on üldjuhul pleksiklaasid, sellepärast uste klaaside küljes on need õhutusavad veel sõitjatel või sellised tuuletarbid, mis sa saad avada, et ülesõidu saaksid rohkem õhku peale. Ja need on siis pleksiklaasist, et see auto oleks natukene kergem ka nende klaaside poole pealt, et tagumised klaasid, mis peavad olema ikkagi nii-öelda klaas, aga ma WRC reeglid täpselt nii palju ei tea, nii palju ma mäletan enda autodest, et mul tagumised küljeklaasid ja pagassi klaas pidi olema klaas.
Matis küsib, mis siis saab, kui 2 etapi vahel näiteks Ott Tänakul kaardilugejaga midagi juhtub ja järgmisel rallil kaardilugeja osaleda ei saa, et kas asenduskaardilugeja on juba enne sellise probleemi tekkimist paigas ja kes see täna võiks olla Tänaku puhul? Üldse ei taha isegi sellist asja mõelda. Tõesti ei taha üldse sellist asja pole isegi mõelda. Ma usun, et kindlasti on backup variant olemas, kas siis Gravel Crew vormis juba Kuldar Sitt, kes teeb talle Gravel Crew siis asfaltetappidel, kes on tema legendi ja süsteemidega kursis rohkem, et või siis Raigo, kellega Ott sõitis kunagi, et nende vahel kindlasti see valik langeb, kes sõela peale jääb ja ei oska öelda, aga loodetavasti seda kunagi ei tule ette. Nojah, seal me oleme tegelikult ju WRC sarjas viimasel paaril aastal näinud ka, et aeg-ajalt on mingisugused sellised asjad tulnud, et kus on, ma ei tea, kaardilugeja on väikse vigastuse saanud või lihtsalt haige, et seal on ka Selvin Evans sõitis mingi eelmine aasta äkki paar rallit või 1 ralli sõitis kellegi teisega ja selliseid asju on tegelikult olnud küll ja sel hooajal kas või ka natuke teisel põhjusel, aga Teemu Sunnil lihtsalt vahetas kaardilugejat, et eks neid juhtub. Ikka tuleb ette, aga ma ikkagi loodan, et enne kõikidel sõitudel on alati kõik terve, tegemist on väga ohtliku spordialaga ja sõitjad on natukene võib-olla koos kaardilugejate hullud ka peast, et nad sinna autosse üldse on nõus ronima. Mistõttu kõik võib alati juhtuda, aga võidnud pihku alati ralli toimub, et sellist asja ei peaks kunagi läbi elama enam. Just, ja viimane küsimus. Raido küsib siis, et ta ei mäleta, kas seda on juba kunagi küsitud, minu meelest ei ole, aga miks tootjad ei tee neid testipäevi siis enne seda sama rallit, mis parasjagu tulemas on, vaid selle asemel siis nädal või isegi rohkem ette, et kas ei jää kuidagi paremini lihasmällu? Lihasmällu ma arvan, juba nii ja näiteks võib-olla paralleeliks ma toon praegu seda, et mina saan sõita aastas, nii palju kui ma sõitnud olen, siis kui ma olen võistlustele Hiina läinud, siis mu rekordtesti minimaalselt, nagu miinimumvormis on siis olnud vist 18 kilomeetrit kokku, niimoodi, et ma olen aasta aega autos istunud, ma sain 18 kilomeetrit sõita enne rallit ja siis ma pidin ralli sõitma ja ma ikkagi tulin võitlema nagu välja. Et lihasmälus on see asi alati autosõit nagu olemas, kes harjub silmadesse ja kätesse ära. Miks ei tehta enne rallit täpselt testi on sellepärast, et ralli ikkagi sõitjate jaoks, mida meie võib-olla nii hästi ei näe, on selle, et see kestab ikkagi esmaspäevani põhimõtteliselt. Tänaseks siis, kui on pühapäeval kell 4, on lõpetavad meeskonnad veel nii-öelda tiimi koosolekud, et võtta kokku see nädalavahetus, mis oli hästi, mis oli halvasti. Et see nädalaajane protsess on ikkagi nädal aega tööd hommikul 6 õhtul 12 väikse unega, et seelma ette veel test täpselt teha, siis ta võib lihtsalt selleks nädal lõpuks nii ära väsida, et see hetk, kus sa pead olema kõige teravam, et sa võib-olla hakkad kaotama, mis tõttu siis nad liigutavad need testid natukene ette poole, et sõitud oleks paremad ja värskemad. Vot nii, sellised olid siis tänased kuulajate küsimused ja selline oli tänane 6. käik üldse. Aitäh, et olite meiega, järgmine 6. käik siis eetris juba oktoobrikuus, ütleme siis korralikult välja ka. Walesi ralli siis oktoobri esimesel nädalavahetusel, seal 5. oktoober oli vist see, mis see pühapäev on, kui ralli lõpeb, nii et siis kes oskab arvutada enne seda, vast 2. oktoobril äkki meie esimene saade siis Walesist eetris on. Aitäh, et olite meiega. Kuulata meid saate ikka Delfi taskust, podcasti rakendustest, kus igalt poolt mujal, Spotifystki. Ja kui teil on meile küsimusi, siis saatke need aadressil 6kaik@delfi.ee. Super luks, tore oli sinuga vestelda, Raul, ja tänud, et mind ära ootasid siin nendes tingimustes ja saime ilmestanud saated kõik tehtud ja ma loodan, et teil oli lõbus ning küsimuste korral tõesti. Esitage neid, leiame vastused ja minu poolt ka tänud kuulamast ning kena nädalavahetuse lõppu. Ja, aitäh Karlile ka. Tšau! 6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.